Tere tulemast kuulama vaatama taas petrolheads.ee podcasti. Meil on külas jälle Evald Hannes Kree, kes siis esindab ettevõtet JV Cars ja avab meile infot siis täiesti uue turu kohta, milleks on Lõuna-Korea, kus saab teinekord täiesti mega soodsalt Porschesid, McLareneid, Ferrari 458 on ülipopp praegu sealt tuua. Ja no muidugi Jaapani oksjonid ka, et kuidas sealt üldse ostmine käib ja miks nad nii väikse läbisõiduga on ja kõik sellised asjad, et jääge kindlasti lainele. Ja kui auto tuleb konteinerist välja, klaas on mõrane, Glass Drive parandab selle klaasi ära, vahetab välja ja refid, mis on, ma ei tea, TOT 17, paneme uued alla Baltaieri abiga. Just nii, sest väikese läbisõiduga autodel on tavaliselt vanad refid all. Täpselt nii. No tere taas, Hannes. Õhtust. Jah, kuidas kellelegi, eks ole. Kes kella ajal vaatab. Keset ööd. Just. Aga nüüd sai räägitud hulka sellest autode toomisest, kummipallost, nii-öelda rallitamisest, eks ole, nagu nad seda ise kutsuvad. See sõna on nii. Aga tahaks ikka veel rohkem kuulda ikkagi, kuidas Aasiast autode toomine nagu käib, et... No mingil hetkel sai sellest ikkagi, ma saan põhiäri siis ka või see on kogu aeg olnud niisugune nagu veitsa niisugune kõrvalt? Ei, ta on ikkagi, ütleme, ikka olnud põhiäri, selge see, et ma tänapäeval on seotud teiste tegemistega ka, aga JV Cars on täiesti iseseisev ja toimiv äriühing, mis iga aasta toob 100 autot, et seda ikkagi võib äriks nimetada. Ja mida tavaliselt tuuakse? Ma saan aru, et Passateid ei ilmselt nagu väga ei ole mõtet tuua Jaapanist või Koreast. No ütleme, et nii nagu maailm muutub, Jaapani autoturg on palju muutunud. Et praegu ikkagist valdavalt, mida Jaapanist tuuakse, on siis kas vanemad siis arvudlased Mercedesed, siis tellitakse seal need Jaapani siseturu 2-liitrise mootoriga Impresasi. Ja kuhu need lähevad nagu? Lähevadki parempoolse rooliga arvele ja... Ma ei tea, mis nendega tehakse. Me viime neid ka Soome, Rootsi. Kas need tehakse varuosadeks, kas nad ehitavad need ümber. Et kui need Euroopa turuautod on 2,5 mootoriga ja nad ei ole eriti vastupidavad, siis need Jaapani siseturumudelid on endiselt 2-liitrised ja need on tugevamate kolbide asjadega ja neid ostetakse. No lisaks sobivad nad igasugustesse võistlussarjadesse, kus piiranguks on nii muuseas 2 liitrit. Ilmselt ikka entusiasti autod on nii väga, aga sa ütled, et see turg on muutunud, et üks asi on see, et maailm on läinud nagu väiksemaks igas mõttes, on, et inimestel on lihtsam. Ei, turg on selles mõttes muutunud, et ega sellised autosid, mida seal võib-olla Jaapanis kunagi rohkem oli seal, kas siis mõndasi Mercedes mudeleid või mingi Porschesi, mida sealt nagu ennem oli lihtne leida ja tuua, et ega nagu ma eelmises saates ütlesin, et 20 aastat tagasi Jaapanis internetilehed olid kõik jaapanikeelsed, see oli väga niisugune raamidesse äri ja kontaktipõhine ja B2B mudel oli, et kui tänapäeval iga inimene võib Jaapanis mingi oksjonifirmaga läbi vahendaja ühenduse luua ja öelda, et ma tahan täpselt seda autot ja osta, siis sellel ajal see ei olnud võimalik. Ja väga palju ikkagist Jaapanist ostetakse ja Jaapanis ütleme, et see ongi nagu, et seal ühtpidi see turg on küll suur, aga neid vasakpoolse rooliga autosid seal nüüd nii palju ka võtta ei ole, et kui meil näiteks mõni klient tahab midagi väga spetsiifilist, me teinekord otsime talle kuid seda autot või mõningatel juhtudel isegi aasta. Ma mäletan, et kui ma endal autot otsisin, siis ma tegime umbes 60 pakkumist. Et midagi saada ja ei saanudki tegelikult, sest minu nii-öelda kriteeriumidele vastavat masinat sobiva hinnaga kätte ei saanud. Sest ega see mäng on, ega ta on natukene nagu selline gambling, et neid lugusid on siin saates ka külalised varemgi maininud, et kuidas nii-öelda natuke liiga palju gin-toonikut joodud ja siis kipub sinna see oksjonil ikka pakkumine minema üle oma selle kriitilise piiri. Ütleme, et kui sa nüüd ostad auto ja ta läheb natuke kallimaks, et see võib-olla lõppkokkuvõttes tuleb odavam, et see keegi vaatab koha peal neid autosi ja see reguleerib omakorda see vaba turg ja oksjon seda asja, et
et Eestis on niisugune hea ütlus, et töö on tellija materjalist. Ja seda me tuletame ka oma klientidele meelde, et ütleme, et kui sa tahad osta mingit autot, näiteks seal suurusjärkmad on näiteks 10 kuni 12 000 ja me teame, et sellel autol, kui sa ostad, näiteks on SL 55 kompressor, on praegu selline aastast umbes 2002, 3, 4, 5 väga populaarne hobiauto, suure tuuningpotentsiaaliga, töökindel auto. Et kui sa ostad nüüd selle 10 000, siis sa saad seda remontima hakata. Kui sa nüüd ostad niisuguse, mis on 13-14 000, siis me leiame väikese läbisõiduga ikkagist nagu väga hea auto. Ja inimene tahab ikka odavalt tihti, et odavat ja head. Siis me tuletame meelde, et siis pead 2 tükki ostma, odava ja hea. Ja ega see tellimisel on ka nii, et võib-olla me kõige teinekord ei ole väga populaarsed, sest me ikkagist ütleme, et kui klient ütleb, et ma tahan seda, et siis päeva lõpuks, kui klient ostab mingi auto ja ta ei ole õnnelik, et siis ta ikkagist vaatab ju viltu ka meie ettevõtmise peale, mis auto te mulle tõite. Tegelikult meie teenus ju ei ole, et me ei müü autot. Meie võimaldame sinul osta oksjonilt see auto ja me teeme kogu selle teekonna sinu eest läbi ja väga soodsate kuludega võrreldes, kui sa hakkaks seda ise tegema. Pluss me teeme seda kiiremini ja turvalisemalt. Ja et me kindlasti ka tellimuse puhul ikkagist proovime suunata klienti, mõni meid kuulab, mõni ei kuula ja teinekord ongi see sama asi, et tasub maksta see paar tuhat eurot rohkem, osta kohe korralikum auto, sest SL 55 kompressor, seal on hüdrauliline vedrustus, seal on katusemehhanism, seal on neid asju, mis siis võivad vajada nokitsemist, on must miljon ja kui veel seda minna kuhugi selles mõttes niinimetatud esinduse hindadega tegema, see võib väga kalliks minna, et tänapäeval kõiki neid komponente saab kas siis AliExpressist või kuskilt tellida, paljusid asju saab remontida, vedrustuse komponente taastatakse nii Lätis, Leedus kui Poolas, aga see on ka kõik kelle töö ja aeg. Et ma mõtlengi, et see on tegelikult, see on täpselt selline kogenud inimese soovitus, et et ongi see, et kui sa mõtled, et see ostuhind on ju, et vahet ei ole, et ma ikkagi võtan selle odava, et küll ta on hea, et ta on ju odav. Ta võib olla hea. Võib-olla, aga seal on see riskifaktor on nii suur, et ilmselt selle 2-3 tuhat eurot selle korraliku ja siis niisuguse vähe peetud eksemplari vahe on mingi ühe veaga just selliste masinate puhul, põhimõtteliselt maksad kohe kinni. Minul oli lihtsalt selline olukord, et ma ei olnud väga nõudlik tegelikult ja lihtsalt ma panin hinnapiiri ette. Ja lootsin ja panin, igasugu autosid sai piiritud. Küll see sai ilma jäetud 200 euro jagu umbes, sest ta ei tea ju, kuhu ta läheb, eks ole, see hind üles. See võis olla napid. Sai ka 12 000-ga nagu puudu jäädud, et juhtus ka niimoodi. Ja suhteliselt seinast seina masinaid sai proovitud, et kui palju sa tavaliselt nagu kliendile pead otsima, kuni sul õnnestub lõpuks siis talle see asi saada? Ütleme, et ega aasta-aastalt läheb see kogu aeg, ütleme, et hinnad lähevad eest ära ja kui mujal maailmas on majandustõus väga palju, kui me räägime vanadest Mercedestest, siis on niisugune Mercedeste buum või hullus on, et kõik Araabia maad koguvad neid vanemaid Mercedeseid. Igal pool läheb sinna kuskil Armeeniasse, sinna kanti neid ja ütleme, et nende hinnad on hakanud tõusma ja sellised, kui me ka ise mäletame, et 3 või 5 aastat tagasi sai näiteks mingit autot mingi hinna eest osta, siis mingid autod on täiesti uutesse kõrgustesse läinud, näiteks siis E-klassi Mersu E500, seal 90ndate algus. See laia kerega, laia tiivaga. Ja kui neid sai 10 aastat tagasi sealt 5000 eest osta, ja limited mudeli ma olen ostnud 10 000 eest ja väga hea 15 000 eest, siis nüüd võib selle numbri seal 5-ga korrutada või 7-ga, et see on tavalisemad autod algavad seal 30 000-st, head autod 50 000-st, limited on seal 100 000 kanti. Aga mis on mingi süükane auto, mida sa oled, ma ei tea, kas endale ostnud või mõnel kliendil ostnud, mille puhul sa oled mõelnud tõesti, et see oli nüüd korralik skoorimine?
et vot siit ma sain küll eludiili. Noh, ma ei nimetaks võib-olla rahaliselt eludiili, sest see pigem see niisugune emotsioon, et me just siin enda ühele püsikliendile, kes meil on siin 15 aastat meie teenuseid kasutanud, siis ta ostab väga erinevaid autosid siin vanadest Mercedestest piltlikult kuni Ferrarideni välja ja me ostsime talle just paar nädalat tagasi Lancia Delta Integrale tuli talle. Ja see oli punast värvi, ilus auto ja see oli mittekäivituv auto. Mittekäivituv siis tähendab seda, et seda müüakse nii, nagu ta on. Et selles mõttes see on loto. Sa näed pilte ja sa ei tea, mis tal viga on. Ja see auto tuli, see klient ise elab ja toimetab Pärnus ja siis kuna me teame, et ta treileriga viib need autod Pärnusse ja tal on seal omal garaažid asjad ja me võtsime ta konteinerist välja, siis ta lükkas selle siit peale ja siis ta küsis, et kas te seda käima ei pannud. Ma ütlesin, me ei tea ju kunagi, et kas seal on õli sees, kas seal ei ole õli. Sa ei võta seda riski. Me ei hakka teda niisama käima ajama või kui on aku lühises, mis me taga siis jamame. Ta ütles, et ta oli aku otsa peale pannud ja auto käima pand ja siis juhiklaas, mis oli kiletatud, selle üles lasknud. Et see on niisugune, ütleme, et meil on ka hea meel, kui klient on õnnelik ja ega siis kas nüüd klient siis saab halvem auto või parem auto, kuna meie see teenus on üles ehitatud siis teenustasu peale, et sellest meil ei sõltu rahaliselt, aga selge on see, et kui on klient õnnelik, siis on ka meil on selles mõttes ikkagi päev korras, et ja sellist satub, et see on ka rahaliselt, et kui sa ostad mitte käivituva sektsiooni auto, ta on kindlasti pool odavam kui samasugune auto, kui ta on käivituv auto ja siis oksjonil on tal siis oksjoni hinnad pandud. Mis on olnud niisugune kõige suurem läbikukkumine või hävimine sellisel teemal, et mõtled, et said hea diili ja kodus selgub, et tegelikult läks ikka veel palju pärast halvasti? Me oleme toonud ju kokku nüüd üle 15 aasta neid autosi. Me saame neid mõõta seal üle 1500 auto oleme toonud. Et see on puhas statistika, et mis meil on juhtunud, et kindlasti on mõnel autol olnud kunagine mõni niisugune kas veekahju või asi välja tulnud. On olnud Subaru Imprezal, kus on seal piltlikult saaled on juba teevad häält või midagi, et niisugune piiri peal, et niisuguseid asju ikka juhtub, aga ega siis see on selle asja paratamatus ja et eks siis need, kes ostavad, et eks nad peavad ka sellega arvestama, et ega see ei ole nüüd ainult Jaapanis, et ega kas sa tood siis Jaapanist, Koreast, USA-st, ükskõik. Et seda võib igal pool juhtuda ja selle võib ka juhtuda, et sa ostad Saksast auto ja tuleb treileriga siia ja pärast on suitsukonni augud istmes, et see võib igal pool. Seal on need oksjonikaardid, mis on nagu päris detailsed. Kirjutatakse tihti, et mingisugune ripub ja mida see tavaliselt tähendab üldse? Seal on tavalised asjad, et ütleme, et kui siin on autol kõige suuremad vaenlased ikkagist on läbisõit ja rooste ja asjad, siis Jaapanis on kuumus ja päike. Ja tihti ongi siis seesama laepolster, seal on niiske õhk ja see švamm, mis on siis laepolstri ja selle papi vahel, pudiseb ära ja siis laepolster kukub alla. See ei ole väga kallis asi korda teha. Siis kuumast võivad olla, kui on niisugune nimetatud abondet auto, et on pikalt seisnud kuskil või nagu vedelema jäänud, siis päike võib olla ära söönud mingid kummitihendid asjad. Värv, lakk ja armatuurlavad asjad. Ja siis kui on nahkarmatuur, siis teinekord see nahk tuleb sealt armatuuri pealt lahti, kui on nüüd tõesti aastaid see auto vedelenud, võivad ka mõrad sees olla, aga see on reeglina ikkagi oksjonikaardil kirjas ja siis sellest oksjonikaardist tuleb lähtuda ja ega seal siis seesama, mis ma ütlesin, et töö on tellija materjalist ja et eks iga inimene, kes tellib, peab enda jaoks teadvustama, et mida ta siis ostab, et kas ta tahab projekti autot ja kui ta võib-olla ehitab sinna toruraami, et ta tahabki, et see olekski võimalikult odav, kere oleks ilma roosteta ja mitte palju sõitnud. Kõik ju klapib, kes tahab kogumiseks, siis
selge see, et kui me räägime autodest, mis maksavad võib-olla 100 000 või ülesse, siis ja noh, siis sul on nagu seda ruumi seal neid asju taastada. Aga mingitel autodel kindlasti on õigem osta see natuke kallim auto ja ilma selliste vigadeta, sest ega see iga asi jälle on mingi summa, mis kulub sinna autosse ja kui need asju on tüki 10 või 20, siis 100 siit ja 100 sealt ja 200 siit, et noh, see teeb päeva lõpuks päris suure summa kokku. On mõni süükene masin ka olnud, mille peale oled sa mõelnud, et miks küll? Keegi on tulnud väga kummalise sooviga või midagi. Ja, et selles mõttes, et miks sellist autot? Just, et... Ja, no ikka on selles mõttes, et aga me oleme sellest nagu aru saanud, et noh, klienti nagu ümber ei ole mõtet veenda, et kunagi ka küsin, miks sa sellist ostad, et noh, see ei ole hea või midagi. Et ega siis nii palju, kui on erinevaid inimesi, on erinevaid soove, tahtmisi, et alates siis, kellele meeldib mingi veider värv, kes tahab mingit, ütleme, et noh, minu jaoks näiteks on need Jaapani siseturu autod täiesti, noh, miks neid vaja on, et nendel ei ole varuosi, rool on valel pool, mis seal ägedat on, kellegile nad meeldivad, et kui keegi tahab, siis me otsime selle auto, toome selle auto. Mis on mingi kõige veidram asi olnud, nagu, mis tõesti on jätnud kõige rohkem sellise mulje, et miks küll? No me otsime see ei ole mitte nagu paar nädalat tagasi ühele Rootsi kliendile, ma ei teagi selle mudelit, aga ta oli siis Toyota mingi mudel, siseturu mudel, mis oli siis sarnanes mingile Euroopa Lexusele natukene ja kui Euroopas nad on 3-liitrise mootoriga, siis see siseturu mudel oli 2-liitrine turbomootor ja noh, see ma ei tea, mis ta sellega teeb, noh, ma siis nagu endamisi mõtlen, aga noh, ütleme, et reeglina ikkagist me niisuguseid, ütleme, toome selliseid, noh, kas nad laiad arbautod on, aga ikkagist, mis niisugune üldsuses siis nagu niisugused, noh, ütleme, levinumad autod siis. Diesel Passatit ei ole keegi tahtnud tuua? Vot Diesel Passatit on küsitud ja küsitakse ka igasuguseid diiselautosi, aga Jaapanis on niisugune huvitav asi, et Jaapanis praktiliselt diiselautos ei ole. Jaapanis on kõik bensiini pealt või taksod sõidavad gaasiga ja diiselautosi, kui mõni väga üksik siis import, mõni siis noh, mõni Cayenne'i ma olen näinud väga harva, G-klassi Mercedest väga harva, aga diiselautosi Jaapanis tuua praktiliselt ei ole võimalik. Need lihtsalt ei ole? Neid ei ole, jah. Ja kuna... Hinna mõttes nagu on need nagu selle samasuguse... Seal ei ole isegi võrdlusmomenti. Et Euroopa isenditega on sama vahe nagu bensukaga, et või pigem... Seal isegi pigem ma ütleks, et seal ei ole midagi võrrelda, sest seal ei ole midagi võrrelda. Aga mis on olnud, ütleme, kõige siuksem autod, mille pärast ise kõige rohkem põed, et see nüüd konteinerisse pandi, et on nagu hästi niisuguse kalli eksemplariga tegemist, et mis on nagu tõsiselt, et ise ka nagu natukene... Kallimatest autodest me oleme toonud siis Porsche Carrera GT. Ja, no see on ikka juba kultusauto, modernne kultusauto. Natuke üle miljoni maksavad täna. Jah, siis kui meie ta tõime mingid aastad tagasi, ta nii palju veel ei maksnud. No maja hinna ikka. Jah, seda kindlasti. Siis, mis meil ka endal on olnud, noh, niisugustest see Mercedes CL63 V12 on väga haruldane auto, et selle ma olen ostnud siis endale sõitnud ja teda müünud. Ja sellest sa rääkisid eelmises saates ka. Et see siis on olnud, ma olen endale ostnud Mercedes S70, see on siis 97 aasta auto oli. See presidentide auto nii-öelda? Ei, see on S70 AMG, jah, et see nende siis nüüd hinnad on läinud ka täiesti ulmelistesse kõrgustesse. Siis erilistest autodest on mõned Bentley ja Rolls-Royce'i mudelid olnud kindlasti niisugused. Kas neid eelistatakse tuua vanemaid? Või? Ja, vanem niisugune Bentley Cabriolet, see oli kindlasti niisugune, ma ei tea, mis nad tänapäeval maksavad, aga on niisugune kallim auto olnud.
aga endale ka mõne Briti oled võtnud sõitmiseks? ja ma sõitsin kunagi 15 aastat tagasi ühe suveringi Bentley Turbo R-iga. See on see kupee vist on? Ei, see on suur niisugune kandiline sedaan. 4-akseline? Ja Mulsanni eellane vist põhimõtteliselt. See on see, mille kohta Clarkson ütles, et see on katedraaliga driftid. Ja ta umbes nii on ja seal on ju meeletu litraaž ja turbomootor ja üks tagaratas, siis teeb suitsu. Et selles mõttes ja vihmaga on täiesti võimatu sõita. Ta ei nagu just veokontrolli asju? Ei, seal ju. Ja siis seal ju need... Nad on vähemalt puitsisu. Jah, puitsisu on ja pehme nahk on ja aga et ütleme, et ma ise selline inglise autode fänn ei ole, et need vanemad autod, nad on küll näevad ilusad välja, aga ega kui võrrelda nüüd Mercedese või mõne muu niisuguse Euroopa auto, ega nad siis selles mõttes sõita nendega hea ei ole. Tohoh, ma arvan, et nüüd kirjutage kindlasti meie kommentaariumisse pikad kurjad kirjad selle kohta, eks ole. Kõik Jaguari, Bentley ja Rolls omanikud. Just. Ja Rando, kelle stuudios me oleme praegu siin televisioni omas. Tema kindlasti varsti tuleb ja lükkab ukse lahti ja ütleb, et Jaguariga on teised lood. Jaguariga mul on väga suured sõprussuhted, mul on endal olnud neid erinevaid ja mul on olnud päris palju neid Bentleys ja Rolls Royce, aga mõttes, et ma enda seisukohale kindlaks, et nagu nad on väga ägedad autod, aga sõita nendega, ütleme, et nad on ikkagist oma olemuselt väga niisugune konstruktsiooniliselt väga vanaaegsed autod. Et ei ole, ütleme, minu esimene valik, kui ma peaks selle nagu hindama neid, kuidas nendega sõita. No, sa oled need autosid on sinu elust ilmselt läbi käinud nagu väga suur hulk. Oled sa mingi numbri ka kuskile kunagi endale suutnud tekitada, et mis neid sinu isiklikus kasutuses masinaid on kokku olnud, sest valdkond eeldab, et võimalusi on ju hunnikus. No jah, et kus me seda piiri nüüd tõmbame, et mis see isiklik kasutus on, et teinekord on mingi auto, mis tuleb, et nii-öelda müügiks siis toodud, mitte kliendile. Ja, et siis ikkagist auto haigusest puuvist ikka ju paned siis proovnumbrid külge, lähed siis proovid, kuidas ta sõidab, mõni auto, mis sa tead, et kui jääb Eesti turule, paneme arvele, on numbrid küljes, saab sõita. Et ma arvan, et kindlasti need autos ikkagist, millega ma olen sõitnud rohkem kui päeva või nädala, et need aastate jooksul ikkagi on seal sadades. Et siis te põhimõtteliselt olete ka sahtli auto ajakirjanik, et ilmselt omad väga head ülevaadet väga suurest osast sõidukitest, kuidas ja mida ja miks. Ja ka nende siis plussidest ja miinustest, et mis siis... Mida vältida. Ja, mida vältida ja ka tänapäeval nii kurb, kui see ka ei ole, paljudel autodel on igasugused sellised ütleme tüüppead ja osadel siis isegi need tüüppead tähendavad ka mootori kapremonti. Porsche on kohe see 997 põlvkond. Ja neid ma olen mitmeid siin korda teinud ja ka teatud BMW-del ja Mercedestel on see sama probleem. Silindriseinad kuluvad ära ja et see on nagu siis ma olen seda saanud oma nahal ka tunda ja kui on teada, et mingid autos on parem mitte näppida, siis teinekord ega siis emotsiooni peale ikkagist on see auto nagu sattunud endale hoovi peale ja on sattunud head ostud ja on ka nii sattunud, et on saanud ka siis remontida neid. Endal läheb ka vahel õhtul natukene gin-tonic liiga palju ja hakkab saadud pakkumise teele. Kas ta on selle jaoks ei ole, kui sul see haigus on ikkagist väga sees üldse gin-tonikut vaja, et seda võib ka niisama. Emotsioon töötab ise. Ja kui on teada, et näiteks meil on ju endal ka mingi laoseis, mida me aegalt ostame ja hoiame. Ja kui on teada, et kas siis rahaliselt ei saa juurde osta või ei ole neid ka kuhugi panna, siis ikkagist see on niimoodi, sa näed silmanurgast, siis sa vaatad ja siis ikkagist paned pakkumise, siis paned nagu nii, et kui selle rahast saab, siis ma võtan. Ja siis... Selle rahast ikka võtta. ja siis hommikuks on tulnud teavitus, et congratulations. Aga selle diisel Passati juurde, et ega neid niisuguseid, ütleme, hobi ja niisuguseid niši autosid uue, et ega
kui vahepeal majandus läheb paremini, siis need ostetakse rohkem, kütusehind läheb kalliks ja eks me oleme vaadanud ka, et mida siis veel tuua ja et kus saab diiselautosi ja kus on palju diiselautosi, on Lõuna-Korea. Ja sealt me oleme nüüd need ka toonud ja sellega me alustasime 2 aastat tagasi. Ja kui Jaapanis, siis me ostame neid autosi nagu 95% oksjonitelt, siis Koreas on pooleks, me ostame siis oksjonitelt ja ostame siis niinimetatud trade-in autosi, mis tulevad diileritele tagasi, on osta kohe hind. Ja kuna Koreas on võrreldes Jaapaniga mõned niisugused olulised eelised, kõik autod on vasakpoolse rooliga. Liiklus on. Tuled on õiget pidi, ei pea ümber ehitama ja raadio FM sagedus on sama. Et kui Jaapanis mingitel autodel tänapäeval paned arvuti taha, tõstad raadiosageduse paika, mingitel autodel peab pooled plokid ära vahetama, et raadiosagedust paika saada. Korea autodel ei pea. Ja et seesama diiselautode asi, et igasugused sellised suuremad ja väiksemad peremaasturid, sedaanid, asjad, kõik on Koreas diislina võtta olemas. Ja Koreast ka need autod, me oleme seal nüüd toonud üle 100 auto Koreast. Et nad on ikkagist värsked, nad ei ole sellist lund, lörtsi ja asju saanud. Ja mis on Korea autode puhul huvitav, et kui me võtame näiteks Mercedes, ma ei tea, E-klass, CLS, mida iganes, BMW 4 seeria, nad tulevad Euroopa mõistes täisvarustusega. Et kui Verso, siis 99% on Burmeister raadio ja kõik muud asjad, juhiabid, asjad, ka sellised 10 aastat vanad autod, mis Euroopas paljud ei ole juhiabidega, siis Koreas ikkagist sellist, et kui keegi ostab BMW või Mercedes, siis paneb Selectool põhimõtteliselt kõik need Linuxid puhti. Ja või ma arvan, et seal isegi sa ei saagi sellist tellida, et seal ma arvan, et suur riik tellitakse ette ja seal ikkagi pannakse kohe ette mingid, nagu brittidel on ka teatud autod, mis neil on nii-öelda turul mingisugused kihvtimad masinad, et siis neil on ikkagi natuke veel kihvtimad alati, et on teada, et seal see müüb. Siin on üks asi veel, et Jaapanis on viimased 40 aastat olnud majanduskriis, aga Koreas on olnud viimased 30 aastat majandusbuum. Ja nad on ju SKP inimese kohta läks Korea mõned aasta või 2 tagasi Jaapanist mööda. Ja Lõuna-Korea on rikas riik ja selles ka see, et miks me saame sealt autosi osta, et seal on sama natuke, mis on Jaapanis, et on kohalikud autotootjad, need autod on soodsamad, nende hooldus on odav ja varuosad on mega odavad. Lääne auto on importauto, see on jõukamale inimesele, hooldus on kallis, varuosad on kallid ja kui see auto on nüüd siis vanem, ütleme, kui 5 aastat, siis selle auto hind hakkab nagu väga kolinal kukkuma. Sest tal kaob lihtsalt lent tagant ära. Jah, tal kaob ära ja mis meil on väga populaarne, ostetakse näiteks S-klassi Mercedest 2018-19 on väga hea autod. On täpselt selle kõvera siis ja need on nii siis 350 ja 400 diisleid, 560 bensiinimudelit, 450 bensiinimudelit ja ütleme niuke 18 kuni 20 000 euro eest koha pealt saab väga hea niukse 100 ja natuke peale sõitnud auto. No mis ta Eestis maksab siis selliselt? Kui ta seal on 18, siis lihtne niuke arvutus, siis ta koos käibemaksu on siin umbes 30 000. Ja kui Eestis need muidu müüakse 40-ga, siis ta on ikkagist suur ju hinna vahe, pluss kui ettevõttel osta käibemaks on hinna sees, et sealt omakorda ju veel tuleb vahe siis. Tegemist on ju impordiga. Kuidas seal nende eksklusiivsete autodega on, sealt vist neid vanu Mersusid ei saa, sest nende aeg oli, et nendel ei olnud majandusbuum veel hakanud. Ja täpselt nii, et need on väga vähe, nad on seal kallid ja selliseid sealt midagi tuua ei ole. Ja mida sealt siis otsima peaks? Uuemat pildi siis? Tahaks midagi põnevat näiteks. Ja põnevatest autodest me oleme toonud, on näiteks Ferrari 458 oleme toonud nüüd 3 tükki. Ka siis samamoodi see hinnakõver on nagu nii õige seal, et kannatab. Ja 458 on väga populaarne üldse Euroopas ja maailmas, ta on ju selle siis Ferrari klassi siis viimane vabalt hingav auto, samas ta on 210 sekundit, on ka tänapäeva mõistes väga kiire auto,
see lärm ja kõik, mis see emotsiooni, mis ta pakub. Et see on nüüd niisugune, mis meil on veel mitu tellimust. Ja korealase jaoks on see täpselt natuke liiga vana auto. Jah, ta on liiga vana juba. Just. Tema ei hinda seda kurvisõitu. Mis siin pered ostavad, on Mercedes AMG GT 4-ukseline. Ütleme, et väga hea auto saab koha pealt sealt 26 kuni 30 000 eurot. See on siin siis niisugune 4-50 vahele. Ta on siis siin umbes 40 ja muidu need siin müüakse siis koha peal 10 000 kallimalt, 15 000 kallimalt. Ja siin on see sama asi, et miks meil on nüüd mitu tükki tellitud, et sama, et see AMG GT 43, et tal on kõikvõimalikud lisad, samas ta on ju 3-liitrine turbomootor, ta ei ole väga hull kütuseröövel ja kes tahabki perele sellist ühtpidi natuke erilisemat autot ja kui sa saad sellise 100 000 sõitnud auto ja seda edasi korralikult hooldad, et seal ei ole ka mingit niisugused väga, ütleme, erilisi siis komponente, et kui 63 osta on pidurid ja kõik asjad väga kallid hooldada teha, et ütleme, et hinna kvaliteedi suhtelt, et väga hea auto, 4-rattaveoline, ei võta väga palju kütust, äge näeb välja. Läheb edasi ka, jah? Läheb edasi, taga on väike luugike, saad ikkagi seda korral jalgratta või mingi... Kvalifitseerub pereautoks. Jah, kvalifitseerub pereautoks luugiga. Et sellised, mis on, mida me oleme ostnud, näiteks Mercedes A45 AMG, Hot hatch siis Mersu on. Jah, niisugune alla 100 000 sõitnud 2018-19 aasta auto, sealt saab alla 10 000 euro väga korraliku auto. See on siin siis 20 sisuliselt. Jah, koos käibemaksuga. See on ju täiesti nagu kingitus, kui vaadata nii-öelda nagu Euroopa turul toimuvat. Sa oled nendega sõitnud ka üksjagu või? Jah, see on väga äge auto ja siin meil on kliente, kes on neid endale ostnud, kes on endal on auto haigus ostnud lapsele ja ilmselt naisele müünud idee maha, et on lapsel universaalauto või väikene luup ära. 2-liitrine mootor. 2-liitrine mootor, jah. Ei ole, rahulik Mersu. Soliidne auto. Aga kuidas ta võrdluses näiteks siis, ma ei tea, STI-dega või Evodega on või mingite muude sihukeste poolkonkurentidega? No ütleme, et... Ta vist rahvarallisse ei sobiks nagu? No ta on jah, võib-olla natukene gramm raskem ja see vedrustuse asjad, et kui temaga hakata kuskil kruusateid kütma, et selle jaoks ta ei ole, aga kindlasti igapäeva sõita või kuskil ka, kui natuke tahta ringraja peal kihutada, selle raha eest ma arvaks, et see on üks parimaid autosid. Et see, kuidas auto käitub, kuidas tal dünaamika on, kui hästi see mootor veab, tal on 7-külgne käigukast, et see ütleme, et väga hea auto. Aga ütleme selline, kuidas siis nüüd küsida, ma mõtlen, et mul läheb mõte nii lappama. Aga ma nägin nüüd sellest nimekirjas, et sul on endal ka kasutada olnud mingi Ferrari. Just täpselt, seda ma tahtsin küsida, et sinu auto nimekirjast oleme rääkinud, aga ütleme, et sa oled ju ka endale toonud ka nagu ütleme ikkagi Maserati tundub kuidagi kättesaadavam kui nagu Ferrari. Jah, Ferrari oled ka seda kogemust? Jah, ma olen toonud niisugused, need müügiks ja vähem sõitnud on niisugused vanemad, on 456 on olnud ja need mulle nagu eriti jätnud muljet, sest ta kuidagi see, kuidas ta sõitis ja käitus ja see istumise asend, et see nagu ei olnud hea, aga mis mulle väga meeldis ja ma olen pikemalt sõitnud, on Ferrari 599 GTB ja minul see, mis oli siis veel HGT eripaketiga, kus on siis teine vedrustus ja väljalase ja seal nipet-näpet. Mingi high performance, mis iganes see lühend tähendab. See on jah, hash tähendab handlingut seal siis. Jah, mingi evolutsioon ei ole. Ja see auto oli küll, ta küll oli vana auto, aga ta oli 15 000 sõitnud. Ja palju karbon detailasju salongis ja niuke ta nägi väga kope välja ja ütleme, et kui ikkagist niuke tehase poolt auto on üle 600 hobuju ja tagavedu, et see ja suht kaalub vähe, et see on juba niukene, et
mis, kui sa sõidad, see on emotsioon ja need hääled. Sellega ka siis said Euroopas mägedesse ja sellega ma Euroopas ei ole käinud, et puht lihtsalt ei raatsinud minna, sest see aasta õnneks, kui mul see auto oli, me käisime Rumeenias ja sõitsime need Top Gear'is tuntud Rumeenia mägiteed läbi ja seal on auke ja ma küll algus mõtlesin, et oleks pidanud minema, aga pärast, kui ma seal ära käisin, mul oli hea meel, et ma ei läinud. Aga jah, see Ferrari ja siis ma nüüd praegu on California T-s on turbomootoriga, see on juba niisugune kaasaegsem auto, et see on see entry level cabrio nii-öelda. Jah, et nii nad teda kutsuvad ja ma olen sõitnud, klientide toonud ka seda tavalist Californiat, et need on väliselt sarnane auto ja sama kere, aga et esimesed Californiad on vabalt hingava mootoriga ja siis tahavad nagu pööret saada, siis see T-mudel on siis 488 GTB-ga jagab mootorit ja see on oluliselt jõulisem mootor ja ütleme, et on ka ikkagist tänapäeva mõistes väga kiire auto. Aga mis endale mulle meeldiks, et kindlasti 458 oleks üks, mis ma tahaks nagu, et võiks olla, aga ega kõik ei saa, mis tahad. On aus vastus. Ja ka ütleme, nende autode toomisest on igast juba jutte olnud, aga ütleme seal see kohapealne see võrgustik, mille sa oled siis nende aastate jooksul ka loonud, et need kontaktid ja kõik see pool, et see on, ütleme, põhiosa sellest tööst ilmselgelt, eks, et ilma nende kohapealsete inimesteta ei saa. Aga üks asi on see, et on sul need oksjoni paberid, ütleme Jaapani vaatest, aga kui nagu võimalik seal midagi nagu ette kontrollida on, et on sul siis ka seda poolt kuidagi kaitsta võimalik, et saab nii-öelda ennem seda ostu ikkagi mingisuguses nagu endale tuttava inimese poolt või teada, kas esinduse poolt siis kuidagi lasta midagi üle vaadata, et maad on ju tohutu suured, et ja, et siin ilma ilustamata, et jagame need asjad, siis 8 on Jaapan ja Korea. Täiesti erinev on see asi. Jaapanis siis, nagu ma ütlesin, oksjonitel, seal tuleb lähtuda siis oksjonikaardist. Jaapanis on võimalik, et meil agent läheb koha peale autot visuaalselt vaatama ennem oksjonit. Aga see on puhtalt visuaalne vaatlus. No ta lähebki lihtsalt, et kriipsud, krapsud. Ja on kallis auto, et siis näiteks klient tahab teada, et ma ei tea, mingi vana auto, et näiteks, et kas seal kohas on juba roostet või ei ole, või mingi spetsiifiline küsimus. Kas käima läheb, normaalse häälega käib? Ja, või kuidas külmkäivitus hääl on, aga ütleme, et see Jaapani oksjonikaart on suht täpne ja seal nagu sellist massilist kontrollimist ei ole ja teine on siis see, et kui auto oksjonilt läheb siis meie koostööpartneri aeda, seal tehakse siis autost ülevaatuse jaoks pildid, niinimetatud lisapildid ja ta ikkagi ka vaadatakse visuaalselt üle, et ta ikkagi käivituks, sõidaks ja kui ta on korras auto ja oleks siis nii nagu lubatud. Kui tihti te olete pidanud tagasi lükkama pärast sellist ülevaatlust auto? Üks kord on olnud, kus ühel autol, see oli ka Subaru Impreza, oligi siis mootoris mingi kahtlane hääl ja siis me andsime oksjoni majja selle tagasi. Saab anda niimoodi, et kui on ikkagi... Aga seda saabki teha ainult siis kohe, kui see auto on sealt oksjonimajast ära võetud. Jah, et kui ta on juba siin, nagu meil mõnikord ka mõni klient ütleb, et saadame tagasi, ega siis enam midagi tagasi saata ei ole. Kuhu keegi ei võta vastu seal midagi, et see võib saata. Ja seal, aga nüüd Koreas on nüüd teistmoodi. Koreas on siis võimalik, et ennem ostmist, kui on trade-in auto, meil läheb agent koha peale, vaatab auto üle, kui on küsimused, vaatab mingid spetsiifilisi asju, teeb lisavideod ja Koreas on selline asi, kui meil Eestis räägitakse ostueelsest kontrollist, siis Koreas on selline praktika, et on ostujärgne kontroll. Me ostame selle auto ära, siis see meie niinimetatud koostööpartner agent viib selle siis sõltumatu kolmandasse siis autoservisesse, seal tehakse talle diagnostika, tõstetakse üles, vaadatakse vanemal autol lillekked asjad, kas midagi on muud põhjakatted olemas.
ja kui siis midagi leitakse, on võimalus kas kleimida ja saada siis mingit kompensatsiooni või siis on, kui on midagi väga tõsist viga, on võimalik see tehing tagasi pöörata. Ja siis meil on ka kliendid, kes seda teenust tellivad, meil on praegu siis kampaania hinnaga 200 €, see sisaldab ka siis transporti sinna siis kontrollpunkti ja tagasi, mis siis kui suured need linnad seal ja vahemaad on siis väga soodne pakkumine. Ja ütlevad, et ei, et nad tahavad nagu, et ostueelset, et nad muidu ei hakka ostma. Et Koreas on need asjad väga nagu paigas ja seal see kultuur ja seal ei ole lihtsalt võimalik, et keegi ei hakka. Diiler võtab salongist nii-öelda autos, annab käruga, mine kontrolli, too pärast tagasi. Äkki homne päev tuleb vend, ostab see list ära. Ja, et seda saab teha Saksas butiigis kuskil, kui sa tahad, et seal või võib-olla Eestis siin, et sul on 6 kilomeetrit ja lähme siis esindusse ja tõstame üles, et seal on terve päeva seikluse. Ei, miks päeva? Mitme päeva? Siis vahemaad võivad olla sama, et siit, ma ei tea, nagu Riiga 300 või 400 kilomeetrit, et see äärelinnadega ja need alad on seal nii suured ja ega see logistika ja transport, et nüüd keegi sellega tegeleks, et kindlasti seda oleks võimalik läbi rääkida ja midagi teha, aga see lihtsalt ei tööta päris elus ja sellepärast seal ongi välja kujunenud. Agent saab vaadata koha peal üle, müüja kinnitab, et on korras ja siis me tellimegi pärast siis selle ostu järgse kontrolli ja me oleme nüüd seda siin üks 10-15 autol juba tellinud ja siiamaani on kõik inimesed väga rahul olnud ja kui sa ikkagist ostad auto juba, mis maksab paarkümmend tuhat kuni 50 000, on ta siis Ferrari, on ta siis mõni Mercedes AMG GT, et kindlasti ma arvan ja julgen soovitada, et see 200 € tasub ära. Sest tegemist on ikkagi väga kauges maas oleva isendiga ja raha on ikkagi päris palju mängus. Jah, et see nüüd summa selle kohta, et see on igati nagu õigustatud ja tasakaalus. Ja teine siis asi, mis on, et see on kindlustus, millest keegi eriti ei räägi. Tegelikult on ju niimoodi, et kui nüüd osta Jaapanist need autod või Koreast panna need konteinerisse, laev uppub ära, saab raketitabamuse, mida iganes. Et rahvusvaheliselt siis mereõigus on siis inglaste algatus aastast 1600 või 700, millal seda siis hakati kirja panema ja seal on kirjas, et iga mees vastutab oma konteinerist ise. Ehk siis need asjad, mis on teie poolt konteinerisse pandud? Siis ei, selles mõttes jah, et ega seal midagi teha ei ole ja me siis kõik, mis kallimad autod siis rahvusvaheliste suurete kindlustusfirmade kaudu siis kindlustasime, see oli jubedam peavalu, iga kord dokumendid täita, see maksis palju, see oli väga tülikas. Ja sealt pärast, kui ka mingi piltlikult ka midagi juhtuks, midagi tagasi saada, kui nendel Eestis ei ole isegi esindust, see on, ütleme, niisugune, mitte kõige sujuvam asi, aga nüüd meil siis eelmisest kuust on uus teenus, me pakume siis veosekindlustust, mis katab siis ära kogu ostust kuni Eestini transporditsükli, on siis koostöös ühe Eesti kindlustusfirmaga ja see siis maksab 150 € auto kohta või kui on kallim auto kui 15 000, siis on 1% auto hinnast. Ta reeglina siis ongi seal 150, 200, 250 € vahel. See on ju täiesti 1000 € on siis oma vastutus. Et see katab siis kõik ära, kui midagi peaks juhtuma ja kui me vaatame, mis meil siin uudised ja maailmas toimub, siis ütleme, et see on nagu, mis me ise tunneme, et see meie teenus peab ka nagu ajaga kaasas käima, et see on väga selline, ütleme, asi, mida inimesed juba varem on ise ka küsinud ja nüüd meil on see tehtud siis hästi lihtsalt kättesaadavaks. Kuule, aga palju üldse niisugune päevapoliitiline teema ja võib-olla ka siis meile nüüd tulnud toredad registreerimise aastamaksud mõjutanud seda äri on? Viimased paar aastat siis üritada. Ütleme, et see automaks kui selline on kindlasti mõjutanud. Me tundsime, et ennem automaksu inimesed tahtsid ruttu auto siia saada.
siis see tegi meil ka kindlasti siin nagu seda asja oluliselt vaiksemaks. Aga suures plaanis, kui sa nüüd tahadki osta selle auto, mis maksab 20-30 000 ja keskeltläbi see niisugusel hobiautol see automaks tuleb seal võib-olla 1000 eurot midagi. Registreerimistasu siis? Jah, esma registreerimisel automaks, et kui palju ta nüüd mõjutab või mitte, et ta on ikka odavam kui siit osta. Jah, siit maksad samamoodi, kui tood teisest riigist vahet pole. Ja loomulikult, et eks inimesed hakkavad sellega harjuma ja selge see, et mingitel asjadel ta on tundub natuke ebaõiglaselt palju, et mõnel USA autol või midagi, aga ega me selles osas ka vaatame ja just eelmine nädal registreerisime väga haruldase Mercedes SL 65 AMG 2013 aasta auto oli ja sellel oli esmaregistreerimisel siis tasu 1400 eurot, et klient oli lausa üllatavalt meelestatud, et nii vähe, et ma küsisin, et palju see siis olema peab, ta arvas, et see on ikkagi 3-4 tuhat. Seal on see vanuse komponent on see, mis mingist hetkest tuleb, me hakkab kaasa mängima. Jah, et seal on siis vanuskaal ja siis, et see on näited ja nende siis kombinatsioon ja kui me räägime siin vanematest Porschedest. Need on kerged. Need on kerged ja aastamaks, kui on 996 mudel, on 50 eurot aastas. 997 esimesed aastad on ka juba. Ega ka 991-del see ei ole väga palju kõrgem. Ja siis, kui ta on mõned aastad uuem, on 100 eurot, et kas 911 nüüd ostja selle 100 euro pärast jätab selle auto ostmata või mitte, kindlasti mitte. Et mis veel, kui siin Koreast rääkida, et me oleme toonud nüüd 911, siis 991 mudelit siin päris mitmeid, et neid on nüüd Koreas siis, nad on sellises siis vanuses, et Koreas siis nad on juba muutunud liiga vanaks ja neid me oleme toonud, et kõik kliendid, kes siiamaani on neid saanud, on väga õnnelikud, et see on niisugune, kus me tunneme, et see hind on ikkagi märkimisväärselt odavam võrreldes koha peal pakutavate autodega. Oskad mingi suurusjärgu ka välja tuua, et äkki tekitab huvi? Ja ütleme, et need autod maksavad seal koha peal, ega see ei ole saladus meil ju, kui keegi tahab, et Korea Trade-in lehed, et meil on need kodulehel ka kirjas, et kus inimesed saavad ise vaadata, valige auto välja, me korraldame kogu protsessi ära, et see on see, mida me teeme. Teil on kodulehel kalkulaator ka, et tegelikult sa saad kursiga selle hinna kätte, enam-vähem saad teada. Kalkulaator arvutab suht täpselt ja see kalkulaator ka väga hästi seletab lahti need sammud siis, mis seal tulevad, et kui Porsche hindadest, et need Porsched maksavad seal koha peal umbes 35-40 000 eurot siis Koreas koha peal pluss siis toomised eesad. Et oleme saanud mõnikord natuke odavamalt, mõnikord kui on mingi erilise mudel, võib ta rohkem natuke olla, aga see on selline, ütleme, võrreldes Saksa hinnaga ta tuleb ikkagi auto kõik kokku, siia tuleb 10-15 000 odavam. Et see motivatsioon on tegelikult päris kõrge, et seda tankida, aga tarneaegade mõttes on nagu midagi muutunud, et praegult on muidugi raske öelda, et kui need autod on juba teel, et sa ei tea, mis saab, eks ole, et maailma poliitiline olukord võib võtta huvitavaid pöörda. Need konteinerlaevad juba sõidavad viimased 2 aastat ümber Afrika. Lihtsalt risk on nii suur. Ei, nad on kohe arvestatud ja kui vanasti oli see transiidiaeg 45 päeva, MSC pakkus, siis tänapäeval on ta 60 päeva, 65 päeva, et sellega peab arvestama. Ja sinna kõik muud asjad juurde, et see reaalne on ikkagi, tuleb 3 kuud arvestada. Läbi Suessi kanali ei tulegi? Ei. Enam mitte, jah? Ei, juba mitu aastat. Okay. Ehk siis kui nüüd suveks autot tahaks, siis tuleks järgmist suve mõelda või siis sügisel saad sõitma hakata, siis põhimõtteliselt. Kui nüüd veel kiirelt tellida, siis saab veel paar kuud suvekaga sõita. Juuli teiseks pooleks saab veel kätte. Palju te avariilisi autosid toote? Toome, aga suht vähe. Vanasti see oli nagu populaarsem Eestis, on see eelis nagu ära kadunud, et kunagi oli see värvimine keretööd nagu nii palju soodsam võrreldes, ma ei tea, võrdleme Saksaga või mingi muu kohaga, et Eestis meil on kliente, kes ise peavad siis
selliseid, ütleme siis autovärvitöökodasi või autoremonditöökodasi, nemad on ostnud, kes siis ostab mehaanilise rikkega, kes ostab, et saab ise midagi värvida teha, aga niimoodi lihtsalt kliendid ikkagist eriti neid ei telli. See on siis nüüd Poola ja Leedu teemaks jäänud rohkem. Jah, kui me näeme, mis seal konkurendid siis Poolast ja Leedust, nemad ostavad neid sealt endiselt päris palju kokku. Aga ma arvan, et nüüd ongi paras aeg hakata internetis brausima neid lehekülgi. Äkki jääb midagi silma. Just. Korea või Jaapani asju küll vist ei saa vaadata, aga Korea Jaapani asju saab ka vaadata, saame jagada koode, aga ütleme, et kindlasti praegu Koreas on see valik suurem ja sealt on neid õigem vaadata ja sellega me kindlasti rikume ka paljudel õhtul unerahu ära, sest see võib olla nagu haigus. Ma vaatasin jah, seal oli väga palju värvilisi McLareneid väga hea hinnaga müügil näiteks. Ja tuleb tunnistada, et need õhtud on üsna rikutud jah, et see on see, kui Auto24 ja mobile tee jääb väikseks, et siis saab sinna sukelda. Jah, see on juba järgmine level. Jah, sinna jääb ikka juba tundideks ja õhtuteks ikkagi on tegevust kui palju. Just, aga kui teie olete igatahes sellised inimesed, kes veel remondivad oma autosid või tellivad neid katkiseid autosid, siis esiklaasi on vaja teil muidugi võtta Glass Drive'ist. Absoluutselt. Ja refid tulevad Baltaierist, Tartust. Aga tegelikult on mul ka alati üks lõpuküsimus kõige kohta. Hannes, mis on see üks asi, mida oma autoga kunagi teha ei tohiks? Teistele laenata. Halvad kogemused, jah? See tavaliselt alati siis nii on ja kui sul ikkagi on selline auto, millel ei ole väljet kraabitud või midagi, siis tavaliselt see siis juhtub. Murphy seadus. Jah. Igatahes. Aga aitäh, Hannes, et tulid ja selgitasid meile siis seda keerulist Aasia maailma. Ja, tänud ka teile ja JP Carsi siis saab kursis olla meie Facebooki lehel, kodulehel jagame infot ja käime ka tihti autoüritustel. Ja lihtsalt nii-öelda window shoppingut on ka teinekord äge teha. Et minge vaadake, kodulehelt saate seal kalkulaatorist seigelda, saate vaadata neid lõputuid lehekülgi ja siis unistada kõigest, mida on võimalik ja mõned asjad ka siis reaalsuseks teha. Absoluutselt. Jälle nägemiseni siis.